Nüüd üks selline ülesanne, mis tundub iseenesest väga lihtne, aga paneb mõnikord päris tõsiselt pea valutama, et kuidas seda lahendada. Tegemist on, näete, keraga, mille raadius on 26 sentimeetrit. Nüüd seda kera lõigatakse tasandiga niimoodi, et lõike kõige väiksem kaugus kera keskpunktist on 22 sentimeetrit. Küsitakse lõike pindala. Ja et näete, see osa, mida ma siin hetkel näitan, sellest kerast tegelikult eemaldatakse. No seda võite kodus teha näiteks, kui te lõikate õuna, oletame, et see õun on selline ilus kerakujuline, peaaegu poole õun. Et siis te saate lõikate ära ja tekib lõige, näete. See lõige loomulikult, kui siit pealtpoolt nüüd vaadata, siis see lõige on ring. Küsitakse selle lõike pindala ehk selle ringi pindala. Kuidas me saame selle lõike pindala teada? Meil on teada ainult, näete, kaks asja. Meil on kera raadius teada ja on teada, et see kõige väiksem kaugus keskpunktis on siis 22 sentimeetrit sel lõikel. Ega siin midagi muud üle ei jää, kui tasuks seda joonist natuke täiendada. Nii et näete, võtame kätte ja hakkame seda joonist täiendama. Kõigepealt, mida tähendab, et lõike kõige siis väiksem kaugus. Järelikult mõeldakse ilmselt seda ristlõiku siin, näete. Nii et see on nüüd see kaugus. Lõike kõige väiksem kaugus keskpunktis. Kõikides muudes punktidest võetud kaugused on igal juhul suuremad. Ja nüüd natukene täiendame seda joonist veel. Vaadake, teeme siia ka sellised asjad. Näete, joonestame raadiuse, kera raadiuse. Ja nüüd, kui me seda joonist oleme täiendanud, siis see pilt on juba meil selline, et päris kindlasti me näeme, et siia tekkis täisnurkne kolmnurk. See lõik on kera raadius, suur R. Ning näete, see on kaugus. Lõike kaugus kera keskpunktist, see on D. Ja vaadake, selleks, et kätte saada selle lõike pindala, oleks meil tarvis teada, näete, selle lõike raadiust. Ja tähistame selle väikese R-iga. Täisnurkne kolmnurk. Kindlasti meenub nüüd üks halli habemega mees, kelle nimi oli Pythagoras. Ja näete, tema andis sellise tõsise panuse matemaatikasse, mida me siiamaani kasutame. Nimelt, kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga, nii et saame kirjutada D ruut pluss R ruut on võrdne praegusel juhul suure R ruuduga. Avaldame siit R ruudu. R ruut on, näete, suure R ruut miinus D ruut. Ja nüüd R ruut on 26. 26 tuleb võtta siis nüüd ruutu ja ära lahutada 22 ruut. Näete, mõlemad on sentimeetrites, mõõtühikuga me probleeme ei teki. Nii et 26 ruudust lahutame 22 ruudu. Need arvutused me teeme loomulikult arvutiga. Ja kui me need arvutused ära teeme, siis me saame, et see vahe siin, ruutude vahe, tuleb 192. Nüüd küsitakse, vaadake, lõike pindala. Nüüd tekib küsimus, et kui meil juba raadiuse ruut on teada, et kas arvutame ka raadiuse välja, aga tegelikult ei ole vaja. Sest vaadake, ringi pindala, näete, lõike pindala. See ongi pi R ruut. Loomulikult me ei hakka ju tegema siis sellist imelikke käike, et kui me raadiuse ruut on teada, et arvutame raadiuse, võtame selle raadiuse ruutu, siis saame raadiuse ruudu. Meil on raadiuse ruut olemas. Nii et näete, lõike pindala on siis pi korda 192 ehk 192 piid. Ja ühikuks on siis ruutsentimeeter. Kui me soovime nüüd seda
natuke siin teistmoodi, tahame anda siis vabaneda piist ja tahame anda lihtsalt ruutsentimeetri täpsusega, siis me võime ka seda teha, aga selles ülesandes meie käest seda ei küsita, meie käest küsitakse lõike pindala, nii et näete vastus. Kirjutame siis viisaka vastuse. Lõike pindala on. Nii et lõike pindala on meil siis 192 pi ja ärme unustame mõõtühikut ruutsentimeetrit. Nii et näete, kui nüüd lõigata kera tasandiga, siis näete, siit lõikeks tekib ring ja selle ringi keskpunkt. Ja näete, see ringi keskpunkt ja kera keskpunkt, vot see kaugus ongi siis kõige väiksem lõike tasandi ja keskpunkti vahel. Nii et kui me seda teame, siis pole nagu suuri probleeme, aga näete, seda joonist pidi siin täiendama. Et kui me nagu neid lõike juurde siia joonesta loomulikult, siis me seda ülesannet ka ära ei lahenda. Nii et näete, loo moraal on selline, et kui joonis on ette antud, siis tuleb seda joonist ka vajaduse korral täiendada. Selles ülesandes on meil tegemist keraga, mille raadius on 6,37 meetrit. Näete, see kera on siis selline suur gloobus siin ja ümber selle gloobuse me tõmbame kõigepealt ühe nööri. Selle nööril on siis loomulikult olemas mingi teatav pikkus ja nüüd me teeme siis niiviisi, et seda nööri, seda pikkust me suurendame pikkust 1 meetri võrra ja kujutame endale ette nüüd pilti, et me saame selle uue nööri, mis on 1 meetri võrra pikem endisest, esialgsest nöörist, saame selle nööri niimoodi selle kera kohale paigutada ja niiviisi, et kogu aeg see igalt poolt selle nööri kaugus kera pinnast on täpselt üks ja sama. Ja meid huvitab nüüd see, et kui suur tuleb siis see kaugus ehk näete, ma tahan teada, et kui kõrgel on see nöör siis sellest gloobusest. Ja loomulikult igalt poolt on see kaugus täpselt ühesugune. Ja kui selle ülesande oleme ära lahendanud, siis te saate pärast lahendada ise, näete, siin on veel teine küsimus, et kui reaalselt oleks võimalik tõmmata selline nöör ümber maakera, et siis kui suur vahe niimoodi tekiks, näete, tõmbame nööri alguses ümber maakera, siis paneme sellele nöörile 1 meetri otsa, pikendame siis nööri 1 meetri võrra ja loomulikult te saate ise ka aru, et see reaalselt ei ole võimalik, aga kui me nii mõttes kujutame ette, et selle nööri paneme siis ümber maakera, nii et tekib mingi vahe siia, siis küsimus on jällegi selline, et kui suur see vahe siis on. Aga püüame nüüd selle gloobuse mudeliga või õigemini gloobusega siis kõigepealt selle ülesande ära lahendada. Näete, kuna meil on raadius teada, siis nööri pikkuse me saame ju loomulikult välja arvutada ringjoone pikkuse valemit kasutades, see on siis ringjoone pikkuse valem on 2 pi r ja järelikult pikkus on meil siis 2 korda 3,14 ja korda siis 6,37 meetrit. Nii et 6,37 meetrit. Ma kirjutan mõõtühiku, näete siia. Järelikult ka vastuses on siis juba mõõtühik olemas. Ja kui me nüüd ära arvutame selle, siis me saame jättes siis 2 kohta peale koma 40,00 meetrit. Nii et näete, see nöör tuleb meil siis 40 meetri pikkune. Kui me sellele nöörile paneme nüüd 1 meetri otsa, lisame 1 meetri, siis uus pikkus on 41 meetrit. Nii et 41,00 meetrit. Ja me tahame siis teada selle ringi raadius sel juhul.
nii et näete, kasutame uuesti sama valemit ja nüüd me saame siis, et 2 korda pi korda nüüd R1 siis on 41,00. Siit me peame R1 avaldama ja R1 on järelikult, näete siis 41,00. Loomulikult arvutustesse me kirjutame 41 praegu lihtsalt. Jagatud siis 2 piiga ehk 6,28-ga. Ja tulemuseks me saame sellisel juhul 6,53. 6,53 meetrit. Näete, see raadius on võrreldes esialgse raadiusega loomulikult suurem. Ja nüüd siis näete, kui me arvutame nüüd raadiuste vahe, ehk siis R1 miinus R, see on meil 6,53 lahutada 6,37. Ja tulemus on 0,16. 0,16 meetrit. Vaadake, mida see tähendab. See tähendab seda, et näete, kui algul tõmbasime siia ümber gloobuse nööri, panime 1 meetri otsa, siis sel juhul nende raadiuste vahe on 16 sentimeetrit. Mis tähendab nüüd seda, et näete, kui ma teen nüüd sellise pildi siia, näete, see lõik on siis siin see esialgne raadius 6,37 ja nüüd uus raadius, näete, tuleb selle kohani ja see vahe on 16 sentimeetrit. Ühesõnaga, see nöör on igalt poolt gloobuse pinnas siis 16 sentimeetri kaugusel. Ehk vahe gloobuse pinna ja selle nööri vahel on siis 16 sentimeetrit. Nüüd, kui hakkate ise lahendama seda teist ülesannet, siis maakera raadiuseks võtke 6370 kilomeetrit ja kogu muu arvutus käib täpselt samamoodi. Ja kui te selle arvutuse olete jõudnud selle arvutusega ükskord lõpuni, siis te saate teada, et kui ümber maakera, reaalne maakera oleks, ja õnnestuks ümber maakera vedada üks selline nöör ning lõpuks sellele nöörile ka veel 1 meeter juurde panna ning see nöör siis kergitada mingil imelikul viisil maakera kohale, siis see vahe, mis see tekib, on täpselt samamoodi 16 sentimeetrit. Nii et näete, sõltumata sellest, kui suur on selle kera raadius, või me arvutame siit ümbermõõdu ning lisame juurde 1 meetri, siis see kõrguste vahe tulebki täpselt alati üks ja sama ja tuleb 16 sentimeetrit. Nii et selles mõttes väga õpetlik ülesanne. Viimane ülesanne selle teema kohta on seotud kuubi ja keraga. Näete, on antud üks kuup, mille külje pikkus on 1,2 meetrit ning selle kuubi sisse on pandud kera ja see kera on niiviisi, et ta puudutab siis kõiki kuubi tahkusid. Küsimus, mitu protsenti moodustab kera pindala kuubi pindalast ja mitu protsenti moodustab kuubi ruumala kera ruumalast. Kuna meil on nüüd tegemist siin, näete, 2 kehaga, vaadake, siis oleme teinud sellise joonise, see on siis lõige tegelikult, näete, et kujutame ette, et meil on kuup ja meil on kera ja lõikame siis, näete, täpselt keskelt pooleks. Sellisel juhul lõikeks meil tekib, näete, siin ruut ja kuubist loomulikult, näete, see on siis kuup oli siin, aga näeme ruutu. Ja kera asemel loomulikult me näeme ruutu. Nii et kui me nüüd hakkame siin
tähiseid juurde märkima, näete, siis see lõik, mis tuleb siis siit siia maani, on tegelikult selle kera raadius, aga ühtlasi on see pool kuubi serva pikkusest. Nii et näete, need suurused on loomulikult siin omavahel siis seotud. Ja teeme nüüd arvutused kuubi ja kera kohta siis kõigepealt eraldi, sest vaadake, me küsitakse ju tegelikult siis ruumalade suhet ja küsitakse pindalade suhet. Nii et alustame kuubiga. Kuup. Arvutame pindala ja arvutame ruumala. Kuubi külje pikkus on 1,2 meetrit. Pindala. Kuubil on 6 tahku, kõik tahud on ruudud, nii et tuleb järelikult 6 korda 1,2 ruut. Ja kui me selle välja arvutame, siis me saame selle tulemuse teada, aga las ta praegu siia esialgu veel jääb. Ruumala. Kuubi ruumala. Kuubi ruumala on kuubi serva pikkuse kuup ehk 1,2 kuup. Nii, ega seda me praegu veel välja ei arvuta. Kera. Kera pindala. Kuna näete, kera raadius on võrdne, näete, poolega kuubi külje pikkusest, siis järelikult tuleb kõigepealt loomulikult näete kera pindala valem 4 korda pi korda raadiuse ruut. Aga raadius on siis järelikult 0,6 meetrit, nii et 4 pi r ruut ehk siis 0,6 ruut. Ja kera ruumala 4 kolmandikku korda pi korda siis raadiuse kuup. Nii et 0,3 kuup. Nüüd oleme näete siis kirja pannud kuubi pindala, kuubi ruumala, kera pindala ja kera ruumala. Ja nüüd hakkame mõtlema, et kuidas me peame siis arvutama, mitu protsenti moodustab kera pindala kuubi pindalast. Nii, kera pindala kuubi pindalast. Nüüd vaatame korraks joonist. Näete, kera on siin sees. Kera pind on igal juhul kuubi pinnast väiksem, see on teist arusaadav. Ja vaid küsimus selles, et kas ta nüüd silma järgi või mõttes oskaks hinnata, et mitu protsenti võib olla siis see kera pind kuubi pinnast. Aga ega seda nii väga lihtne teha ei ole, nii et me teeme ikkagi arvutused. Ja nüüd lõpetame ära siis need pooleli jäänud arvutused siin vahepeal ja siis jätkame juba. Jätkame siis arvutustega. Kuubi pindala, kui me nüüd teeme ära arvutused ja vaatame ka seda, et missuguse täpsusega me tulemused jätame. Meil on algandme antud siin näete kahe tüvenumbriga. Et siis selle täpsusega on täpselt sama asi. Loomulikult, kuna nüüd on meil vahepealsed tulemused, me võime jätta ka siia natukene neid kümnendkohti rohkem, nii et näete pindala tuleb siis 8,64 ruutmeetrit. Selle kuubi ruumala me saame 1,73, see on küll ligikaudu nüüd, nii et 1,73 kuupmeetrit. Ning kera puhul kera pindala tuleb meil 4,52 ruutmeetrit ning ruumala saame 0,90 kuupmeetrit. Nii et meil on olemas nüüd arvutamiseks siis algandmed, mitu protsenti moodustab kera pindala kuubi pindalast. Nii et kera pindala näete, me küsitakse tegelikult mitu protsenti moodustab see arv siis sellest. Ja arvutamine käib ju loomulikult näete nii nagu protsent arvutamise puhul ikka 4,52
jagame 8,64-ga ning selle tulemuse korrutame 100%-ga ja tulemuseks me siis arvutamisel saame siin ligikaudu nüüd 52%, nii et näete, kuna tegemist on siin juba lõppvastusega, mitu protsenti moodustab, siis me anname ka siin 2 tüvenumbriga, nii et näete 52%. Mitu protsenti moodustab kuubi ruumala keraruumalast? Nii, näete, kuubi ruumala keraruumalast, siis teeme ka selle arvutuse 1,73 jagame 0,90-ga ning korrutame 100%-ga. Ja selle arvutamise tulemusena saame me siis 2 tüvenumbriga 190%. Mida see siis nüüd tähendab? See tähendab seda, et selle kuubi maht on 1,9 korda suurem võrreldes siis kera mahuga. Tundub seda pilti vaadates küll uskumatu, et see nii on, aga vaadake, see on ju nüüd ainult üks lõige siin. Et tegelikult näete, seda nii-öelda tühja ruumi seal kuubis on ikka väga palju. Seda ruumi, mis siis kera sees ei ole. Nii et näete, see on siis siin kuubi tahkude ja siis kera pinna vaheline ruum. Nii et me oleme selle ülesande lõpetanud ja võimegi siis panna siis korralikult kirja ka vastuse, nii et näete vastus, kuna meil on 2 küsimust, tuleb ka vastus 2-osaline. Mitu protsenti moodustab kera pindala kuubi pindalast, näete siis, panete siia vastusesse kirja, korralikult, mina seda enam siin kirjutama ei hakka praegu, et kera pindala moodustab kuubi pindalast ligikaudu 52% ja kuubi ruumala moodustab kera ruumalast ligikaudu 190%. Ja sellega ongi meie ülesanne lõppenud ja ühtlasi oli ka see selle teema viimane ülesanne.